Tervist kõigile, te vaatate matemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2020. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud. Kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. On antud avaldised A 2 jagatud x-iga, B 4 jagatud x ruudus miinus 4 ja C x jagatud x pluss 2. Punkt 1. Leidke iga avaldise kõik sellised x-i reaalarvulised väärtused, mille korral ei ole võimalik avaldise A, B või C väärtust arvutada. Nende avaldiste väärtust ei saa arvutada, kui nimetaja tuleb 0. Seega A-l ei tohi olla x0, B-l viime 4 paremale poole ning võtame ruutjuure. X ei tohi olla seega pluss või miinus 2. C-l viies 2 teisele poole saame, et x ei tohi olla miinus 2. Punkt 2. Lahendage võrrand log 2a võrdub 3. Kasutades logaritmi ülddefinitsiooni saame logist lahti, pannes 2 asendajaks 3. Sellest tuleb 8. Teeme ristkorrutise ning jagades tervet rida 8-ga saame, et x on 0,25. Teeme ka kontrolli logaritmile. Paneme x asemele 0,25 ning see on 8. Ning 2 astmel 3 on 8, seega vasakpool on võrdne parema poolega. Kolmas punkt. Koostage avaldis A pluss B jagatud C-ga ja lihtsustage see. Esimesena tuleb teha jagamistehe. Viime kõik ühisele murrujoonele ning samuti kirjutame x ruut miinus 4 lahti ruudu valemina. Näha on, et maha saab tõmmata x pluss 2 sulud. Esimest murdu tuleb laiendada x miinus 2-ga. X-id saame maha tõmmata ning 4 kaovad ja vastuseks jääb 2 jagatud x miinus 2. Seega meie lõppvastus ülesandel on, et avaldise A väärtust ei leia, kui x on 0, avaldise B väärtust ei leia, kui x on pluss miinus 2, avaldise C väärtust ei leia, kui x on miinus 2. Võrrandi väärtus x on 0,25 ning lihtsustatud avaldis on 2 jagatud x miinus 2-ga. Ülesanne 9. Kõvertrapetsid piiravad jooned y võrdub 0 ja y võrdub 8 pluss 2x miinus x ruudus. Punkt 1. Arvutage kõvertrapetsi pindala. Paneme ruutfunktsiooni võrduma 0-ga ning korrutame ka läbi miinus 1-ga. Siin võid kas ruutvõrrandi lahendi valemit kasutada või vieta teoreemi. X-ideks saame miinus 2 ja 4. Et leida pindala, peame kasutama integraali. See on piiratud siis 4 ja miinus 2-ga ning selle ruutvõrrandi poolest. Võtame järgmisena algtuletise. Paneme esimese tehtesse 4 sisse x asemel ning teise miinus 2. Vastuseks tuleb 36 ruutühikut. Teine küsimus. Mitme protsendi võrra on ristküliku ABCD pindala kõvertrapetsi pindalast suurem? Et leida ristküliku pindala, peame ennem teadma selle pikkust ja 1,5 pikkuse leidmiseks on leida ruutvõrrandi haripunkt. Selle jaoks kasutame selle valemit ning haripunkt x vastuseks tuleb 1. Paneme ühe algvõrrandisse ning saame 9. Seega haripunkt asub 1 ja 9. Seega pikkus on sellel 9 ning laius on 6, sest miinus 2-st 4-ni on 6 ühikut. Pindala jaoks korrutame küljed kokku ning saame 54 ruutühikut. Leiame pindalade vahe ning selleks on 18 ruutühikut. Korrutades vahe 100%-ga ning jagades väiksema pindalaga saame, et see on 50%. Seega lõppvastus on, et kõvertrapetsi pindala on 36 pindalaühikut. Ristküliku ABCD pindala on 50% võrra suurem. Ülesanne 10. Trapetsi ABCD lühemahaara CD otspunktid on C, 1 ja 9 ja D, 5 ja 1. Haara AB keskpunkt on punkt M, miinus 5 ja 1 ja haaral AB asuv vektor MA on 6 ja miinus 2. Punkt 1. Arvutage punktide A ja B koordinaadid. Olgu punkti A koordinaadid x ja y, siis x-ile liidame 5, sest AB keskpunkt M-i x on miinus 5 ning MA vektor x on 6. Teeme sama lugu y-ga, kuna M-is on see pluss 1, siis siin oleks see y miinus 1 ning võrdub miinus 2-ga. Saame, et x tuleb 1 ning y tuleb miinus 1.
Need on A punkti koordinaadid. Et leida punkti B koordinaadid, liidame A koordinaadi X-i ning Y-i ja jagame selle 2-ga. See võrdub -5-ga ja 1-ga. Eraldades X-i saame -11 ning eraldades Y-i saame 3. Punkt 2. Joonistage koordinaattasandile trapets ABCD ja näidake arvutuste abil, et see trapets on täisnurkne. Lisades punktid teljastikku saame sellise trapetsi. Näidata, et see oleks täisnurkne, peab 2 vektori korrutis võrduma 0-ga. Leiame CD vektori, pannes arvud olemisse, saame 4 ja -8. Leiame samuti ka CB vektori ning sinna saame -12 ja -6. Korrutame need üksteisega läbi ning vastuseks tuleb 0. Seega on see täisnurkne. 3. punkt. Arvutage trapetsi ABCD pindala. Üks trapetsi pindala valemitest on liita 2 alust kokku, jagades need 2-ga ning siis korrutada kõrgusega. Selle jaoks peame kõikide vektorite pikkused leidma selle valemiga. CD pikkuseks saame 4 √5, kindlasti jätke vastused täpseks siin. AD pikkuseks saame 2 √5 ning üle jääb veel vektori BC, mille pikkuseks tuleb 6 √5. Pannes leitud väärtused valemisse, saame vastuseks ilusasti 80 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et punkti A koordinaadid on 1 ja -1 ning punkti B on -11 ja 3. Trapets on täisnurkne. Trapetsi ABCD pindala on 80 pindalaühikut. Ülesanne 11. Ringisektori nurk on alfa võrdub pi jagatud 6-ga radiaani ja raadius on 6 sentimeetrit. Arvutage selle sektori pindala ja kaare pikkuse täpsed väärtused. Teeme radiaanid kraadideks, jagades pi ehk 180 kraadi 6-ga ning saame 30 kraadi. Leiame ka, mis osa moodustab see nurk tervest ringist, jagades 30 kraadi 360 kraadiga. Saame 1/12. Sektori pindala leidmiseks korrutame 1/12 piiga ning raadiuse ruuduga. Vastuseks saame 3 pi ruutsentimeetrit ehk ligikaudu 9,42 ruutsentimeetrit. Kaare pikkuse leidmiseks on ka valem olemas. Selleks korrutame 1/12 2 piiga ning raadiusega ehk 6-ga. Vastuseks saame täpselt pi sentimeetrit ehk 3,14 sentimeetrit. Punkt 2. Joonisel on funktsiooni y võrdub tangens x graafik vahemikus -90 kraadi ja 90 kraadi. Punkt 1. Lahendage võrrand tangens x võrdumas -1-ga, kui x jääb vahemikku -90 kraadist 90 kraadini. Võtame lihtsalt tarkust tangentsi -1-st ning saame x-iks -45 kraadi, mis jääb sinna vahemikku. Punkt 2. Leidke joonise abil funktsiooni y võrdub tangens x positiivsuspiirkond, kui x jääb vahemikku -90 kraadist 90 kraadini. Positiivsuspiirkond on x teljest üleval pool, seega algab see 0 kraadist ning lõpeb 90 kraadiga, kuna vahemik oli meil antud. Punkt 3. Funktsiooni y võrdub tangens x graafikul asub punkt A, 60 kraadi ja m. Leidke m-i täpne väärtus. Seda leida on väga kerge, paneme lihtsalt 60 kraadi tangentsisse ning saame selleks √3. Seega lõppvastus on, et sektori pindala on 3 pi ruutsentimeetrit ja sektori kaare pikkus on pi sentimeetrit. Võrrandi lahend on x võrdumas -45 kraadiga, funktsiooni positiivsuspiirkond on 0 kraadist 90 kraadini ning täpne väärtust m-ile on √3. Ülesanne 12. Koonusekujulise torniosa moodustaja on 6 meetrit ning nurk moodustaja ja põhja vahel on 30 kraadi. Punkt 1. Arvutage koonusekujulise torniosa ruumala ja külgpindala. Teeme algselt joonise, et näha, mida on vaja leida. Siin on näha täisnurkset kolmnurka ning kuna on olemas nurk ja hüpotenuus, saame leida mõlemad kaatetid. Kõrguse ehk h leidmiseks kasutame siinust ning eraldame sealt kõrguse. Vastuseks saame 3 meetrit. Raadiuse leidmiseks kasutame koosinust ning eraldades raadiuse saame selleks 3 meetrit. Alati proovige kasutada algandmeid, sellepärast ma ei kasutanud raadiuse leidmiseks näiteks Pythagorase teoreemi. Võib juhtuda see, et kui algandmeid ei kasuta, siis ei tule ka täpsemat vastust, vaid tuleb näiteks ligikaudne.
Ruumala leidmiseks on meil vaja raadiust ja kõrgust. Korrutades kõik kokku, saame 27 piid ehk 84,8 kuupmeetrit. Külgpindala jaoks on vaja raadiust ja koonuse moodustajat. Korrutades kõik kokku, saame 18 ruutjuur 3 piid ehk 97,9 ruutmeetrit. Teine küsimus. Mitu liitrit värvi kulub koonusekujulise torniosa välispinna värvimiseks, kui 2,7 liitriga saab värvida 32 ruutmeetrit? Vastus ümardage kümnendikeni. Selleks korrutame 2,7 liitrit 18 ruutjuur 3 piiga ning jagame 32 ruutmeetriga. Vastuseks saame 8,3 liitrit. Seega lõppvastus on, et koonusekujulise torniosa ruumala on 84,8 kuupmeetrit ning külgpindala on 97,9 ruutmeetrit ning välispinna värvimiseks kulub 8,3 liitrit värvi. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi veel jäi arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning ma proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionis leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!